Aga Eike, mis värk sellega on? Ma tean, see ei olnud sujuv üleminek. Ma olen teadlik. Aga Eike, mulle meeldib mõelda Äiksest, sest vaat kunagi oli, Äike tähendas midagi, vaat inimestel olid mingid uskumused, vaata, et õues müristab, et oi, see tähendab seda, et Tor peksab vasaraga naist või midagi, sest #ojas, ma ei tea. Ma olen ka tähele pannud, et hästi tähtis on seda mitte eesti keeles öelda, siis see on nagu trellid ojasu. See tähendab, nagu ma oleks arvamus. Aga ei, kunagi olid mingid uskumused ja mulle meeldib, kuidas tänapäeval lihtsalt see ei tähenda midagi. Õues müristab, nagu sa veits vaatad aknast välja, tõused diivanit, tõmbad oma peerused püksid veits üles poole, lähed akna peale nagu... Mine munni, kui mu nett ära läheb selle pärast. Ajad on muutunud. Tsitaat minu poolt võib igale poole tätoveerida, kui sa tahad sellist. Ajad on muutunud, sest ma lugesin ka kuskilt mingid ajaloolased avastasid, kuidas vanal ajal olid nagu tabud täiesti teised või nagu tabusid eksisteerinud. Vanal ajal käidi näiteks lokaalides, oli jumal okei, et nagu inimesed seksisid lihtsalt lokaalis. Vaat sa olid kõrval lauas ja sinu kõrval mingid inimesed, lihtsalt üks tüüp pani oma naist ja siis nagu rääkis oma sõbraga, et jaa, ei, mulle ka sotsid ei meeldi, vaata. Mingi tüüp onaneeris seal ja kõik olid nagu muidugi, miks ta peaks kodus küünlaid põletama, tead, kui kallis küünlad on praegu. Ja ma ei tea muidugi, kuidas ajaloolased selle tõestasid, aga ma usun sellesse, kindlasti oli mingi arheoloogilisel väljakaevamisel üks CSI tüüp nagu seemne fossiil. Siin seksiti. Ja ajad on muutunud. Sest ma ei kujuta ette, tänapäeval sa ei kujuta ette, et ma oleks praegu siin kuskil üleval seal tribüüni peal, see on piisavalt pime, vaatame seda komedivärki. Keegi oleks, see eesreas keegi onaneeriks, keegi oleks, kui sa mulle pead vastu minema küünalnukiga. Keegi ei ole nagu, muidugi, vaba lava, vaat mingi Jürgen Rooste etendus, äkki ma ei tea nagu. Aga ajad on muutunud. Ja mis ma veel lugesin, oli seal see, et omal ajal oli ka vaat see, et perekond, leibkond magas kõik ühe aseme peal. Kõik terve pere magas ühe aseme peal. Ema, isa, vanaema, vanaisa, 300 last või palju neil see aasta oli. Kõik magasid ühe aseme peal. Ja ei olnud seda, et ema ja isa tulid nagu põllu pealt, raske päev põllu peal ja siis tulid koju. Siis mõtled, perse kõik magavad, et äkki me ei peaks. Pohhui lükkasid lapsed eemale, vaata, hakkasid kündma päeval põldu õhtul naist, vaata, jumala savi nagu vanaema, vanaisa järgsid küles, mõtlesid, et teeme ka paugunikku ja see täiesti mürgel läks lahti, vaata, vanaema tiskes vastu väikse Timo selga, väike Timo oli nagu, ma ei saa magada, mul on kool homme niimoodi. Ajad on muutunud. Vaat siis ei olnud seda, et väike Timo on enda toas oma autokujulises voodis. Nagu ei olnud. Hui, väike Timo oli üleval vasakul nurgas Jürmo ja 3. vahel. 3. sellepärast, et kõik arvasid, et ta sureb katku, aga siis ta ei surnud ja... kui sa 6-aastasele nime hakkad enam panema. Ei, 3. sa oled üks meie lemmikutest. Ja samas mõtled, kui triviaalne on selle kõrval, vaat see, mis nagu tänapäeva mingi osade noorte probleemid on. Kõik oleme kuulnud mingid, kes on nagu, issõr, ma nägin oma vanemaid seksimas, ma pean nüüd lusikaga oma silmad välja kraapima, see oli nii jube nagu. Nad olid enda toas, nagu uks oli kinni, mida sa otsisid, miks sa neid süüdistad? Nemad peaks sind süüdistama. Su isa ei teadnud, et lapse ülalpidak on nii raske, tal on fucking rahalised raskused, sellest on vereringe tal nii perses, ta nagu veri ei liigugi kehas enam, kord kuus läheb kõvaks, karton ta paneb skuti peale ja kepib su ema siis. Ja siis sina tuled, mida sa otsid siit toast, Timo, mida sa otsid, kas sa otsid Pokemone või siin ei ole neid, kao nahku ja oma autokuülisse voodisse, Timo. Ajad on muutunud. Sellega seoses vaatasin oma tüdruksõbraga telekast seda mingit saadet, mingi armastust otsides või see ei ole vist nimi, aga see on põhimõtteliselt see saade, kus üks tädi on majas 30 mehega ja siis ta peab kuu jooksul kõiki neid panema. Sest armastust otsides. Kas mitte kõik Disney printsessid ei leidnud nii armastust? Kas mitte lumivalgek ei pidanud enne 7 päkapikku läbi trukkima, et siis mulle meeldivad printsid tegelikult. Ja siis me vaatasime seda saadet ja
nagu kohe tuli mingi esimene pärl ära, et see mingi naine, kes seal oli, nagu helistas lehmakella, kutsus kõik kööki, sest hui hakkab kõigil ükshaaval rääkima. See oli, et okei, mehed, kogunege. Teie kõik, kes te siin toas olete. Nagu te teate, ma olen üksik ema. Ja ma tahan, et te kõik peaksite minu tütart lotovõiduks. Ja siis ma vaatasin seda, mul oli nagu, kuidas me defineerime lotovõitu? Nagu isegi Viiking Loto, see kõige sitem võit, 250 €, sa oled plussis rahaliselt. Kui ma ei kujuta ette situatsiooni, kus mu sõber helistab mulle, et sa ei kujuta ette, mees, ma võitsin lotoga, ma nagu mine perse, 100 tonni või? Ei, lapse. Ei ole seda, et nagu kraabid summi pileteid, on ju, et 1 lapse nägu, 2 lapse nägu, palun tule 3 lapse nägu. Kui see oleks nii, siis me võiks juba nendele rasedustestidele panna, vaat selle, et enne kused ja siis kraabid nagu. Igatahes me vaatasime seda saadet ja formaat põhimõtteliselt läkski nii, et see naine mingi neljapäeval pani Simmot, reedel pani Marti, siis tal oli mälukas, pidi otsast peale alustama. Igatahes kuuga sai kõik läbi pandud. Ja siis viimasel päeval tuli, pühkis mingi Siimu seemet tuule pealt ära veel, on ju. Mart, ma teadsin juba esimesest päevast, sind ma armastan. Sorry, et mul läks see 30 tüüpi veel aega, aga sind ma armastan. Siis ma vaatasin seda, ma ütlesin enda rüksõbra, et kuule, minu arvates ei ole kõige optimaalsem viis armastust leida. Ja siis ta midagi vaidles vastu, aga vaat naiste argumendid huvi kuulasin. Või okei, tema argument on enam, ei, see on jumala okei, sest nad alguses ei leppinud kokku, et nad on monogaamsed või nad ei allkirjastanud mingit dokumenti, mis väidab, et sa ei pane teisi, siis see on okei. Ja siis ma olin nagu, et okei, aga selle loogika järgi, siis kui sina teed mulle oraali ja ma peeretan sulle näkku, on see ka okei, sest me ei ole allkirjastanud dokumenti, mis ütleb, et ma ei teeks seda. Ja siis ta lihtsalt oli, okei, hea point. Aga kuna sina arvad, et me käima hakkasime? Kohe. Nagu kohe. Sa põhimõtteliselt ei tunnuki mind veel, me käisime kohe. Siis ta oli nagu, okei. Seega teoreetiliselt, hüpoteetiliselt, kui ma oleks nagu selle mingi esimese poole aasta jooksul olnud mingi tüübi 2-3 rohkem, aga siis kas sa jätaksid mind nüüd maha või? Siis ma olin nagu, no ma olen suht vanamaaline vend, no mitte nii vanamaaline, et ma terve perega ühes voodis tahaks magada. Kui ma olen suht vanamaaline vend, et ma vist peaks ja siis ta nagu, siis ma ei teinud seda, siis ma ei teinud. Aga vahepeal tulevad inimesed, siis ütlevad ka, vaata, et sa räägid lastest nii koledalt, et mis siis saab, kui sa saad ise lapse? Hakkad teda ka vihkama või? See on tema otsustada, kuidas tema käituma hakkab juba. Aga mul on ainult üks lihtne reegel laste kohta ja see on see, et lapsed on nagu peerud. Enda oma võid nuusutada, aga teised on suht rõvedad nagu see.